16 miljardi euro eraldamine erineva laskemoona ostmiseks muutus aktuaalseks aasta tagasi suvel. Kuna kuidagi ei suudetud kokkuleppele jõuda, nägi selles suurt probleemi toonane Kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm, kes avalikult kritiseeris poliitikute tegemata tööd. Nüüd pea aasta hiljem on raha eraldatud, kuid ikkagi midagi ei toimu. Laskemoona puudulik vajadus oli kaitseministrile teada juba 23. aasta keskel. Siis rohkem kui aasta sõdis ta sellele vastu ja ka tänaseks ei ole lepinguid sõlmitud, et see on absoluutselt kriitiline küsimus meie jaoks ja selleks tuleb teha absoluutselt kõik, mis on võimalik. Nädalavahetusel Kaitseministeeriumit tabanud kriitikatulva taustal süüdistavad mitmed opositsioonipoliitikud ministeeriumit lepingute puudumises. Muidugi kahetsusväärne ja muret tekitav, et riigikaitset puudutavad küsimused on taaskord muudetud selliseks päevapoliitiliseks rünnakuks ja mulle tundub, et ühel opositsioonierakonna juhil on soov kasutada kaitseküsimusi nii riigikaitse kui ka valitsuse destabiliseerimiseks, aga ma võin teile kinnitada, et selline taktika ei lähe tal läbi ja kindlasti ei teeni see taktika kuidagi Eesti julgeoleku huve. Aga ikkagi täpsemalt on tõsi, et suur hange on jaotatud 3 suureks osaks. Pikamaa kaugtuli suurusjärgus 675 miljonit eurot, siis lühimaa õhutõrje, mille sisse kuuluvad Piorun ja Mistral moon 625 miljoni euroga. Seda tehakse koostöös Poola ja prantslaste hangete agentuuridega. Spetsiaalne pikamaa õhutõrjekompleks, mida edukalt kasutatakse Ukrainas, Iris-T SLM, selle maksumus 300 miljonit eurot ja seda koostöös sakslastega. Kas nende puhul on reaalsed lepingud olemas? Kõigis kategooriates on raamlepingud olemas, eks ole. Kõigis kategooriates on koostööprojektid, rahvusvahelised koostööprojektid olemas, eks ole. Nende hanke kokkulepped on sõlmitud ja nii edasi. Et tänaseks on kõik, mis Eesti nende moona kategooriate osas, millest ma siin täna rääkisin, eks 3 peamist kategooriat, kõik, mida Eesti pool saab teha, tehtud juba. Ja peagi, ja osas on veel läbirääkimised pooleli, aga selles mõttes peagi hakkavad laekuma seda läbirääkimiste tulemusel siis konkreetsed pakkumused või siis ka hankelepingud, mida me siis alla kirjutame. Kõige problemaatilisem selles valikus on Aimar Simon, mis vajab Ameerika kongressi otsust ja sellega aktiivselt tegeletakse. Loodetavasti saab see kinnitatud selle aasta sügiseks. No selle jaoks on olemas maailmas terve rida alternatiive, et Poola on otsustanud näiteks minna Korea moona peale ja neid tootjad on mujalgi maailmas, et see ei ole mingi uudis, et Ameerika Ühendriikide tarned võivad kaua aega võtta ja eriti praegu see viimastel nädalatel. Nii et raha me tegelikult reaalselt praegu kellelegi tootjatest üle kandnud ei ole? Ei, üle kandnud ei ole ja tõenäoliselt isegi kui me täna sõlmiks lepinguid, siis meie peamine taotlus on ikkagi võimalikult suur osa kuludest teha siis, kui moon on reaalselt käes. Kogu moon ja rohkemgi veel on töös. Me lähtume sellest, et see jõuaks Eestisse nii kiiresti kui võimalik. Ja see on meie esimene kriteerium. Tarneaeg, millal me selle Eestisse saame. Ja ühtegi piirangut ei Riigikaitseinvesteeringute Keskusele ega Kaitseväele selle moona tarnimiseks, väljavalimiseks ja Eestisse toimetamiseks ei ole tehtud ja ei hakatagi tegema.